tänane karge ilm teeb ka kõige hullema joovastuse kristallselgeks kainuseks. Täna on siis külastasid minu kontrollimatut mõistust valguse poole püüdlemise ikkagi nagu mõned mõtted sinna nagu positiivsuse poole ka. Üks on see, et nagu ennustused. Et põhimõtteliselt ei ole mõtet kade olla mitte kellegi peale. Absurd. Kui sa analüüsid seda sügavuti, siis kõikidel elusolenditel on siin tõusmõõn. Mingi periood paistab wow, või sa võid teeselda netis, et wow, aga tegelikult sisemiselt, kui elusolendil pole ennast teadustanud ja oma suhet Jumalaga, nagu nii on täitsa pekkis. Show'd võivad teha, sa võid show'd isegi nii teha, et sa ise usud. Aga kadestada, ükskõik kellega hakkad rääkima, kes ennast natuke avad, vaatad, missugused üleelamised, missugused raskused, eks ju. Et kõigist on nagu kahju, selles mõttes iseendast ka. Et selles mõttes see ennustamine nagu, ta aitab. Aga kui sa ainult selle peale mängid, et sa nagu kuskil alateadlikult vaatan ise endale inimestele ka, et kohe, et pärast on nagu raske, aga ütleme, et kohe võib-olla tuleb keegi nõid või astroloogia või kõike, mis on vajalik, ma ütlen, et see on negatiivne. Aga ütled, nüüd hakkab sul pidu ja pillerkaar ja õnn ja armastuse küllus. Korraks tuleb mingi periood, jälle läheb. Põhimõtteliselt tõusud mõõnad on kogu aeg, selles mõttes ennustusel ei ole nagu mõtet. Absoluutselt mingit mõtet, täielik absurd. Sest materiaalne energia on maha majja veetad kirjad on nii tugev, et kes ei ole sina peale ise enda kõige kõrgem, nagu ma ütlesin, see läbib nagu nii, sünd, surm, vanadus, haigused, iha, viha, kadedus, kõik need samas jamas, eks loodusest tihja probleemid, mõistuse probleemid, teised elusolendid, kes tekitavad sulle peavalu nii füüsilist kui mentaalset, et kõik on täpselt sama kammaga löödud. Et see on nagu siis see teine äärmus, et sa otsid nagu siis sellest sealt nagu lohutust, et keegi tuleb, ingli tiib, kristallkuul, kaardid, tarokaardid, planeedid. Et see aitab küll, et selles mõttes näitas, et kas täna reisule minna või kas täna on soodne teha mingid äriasjad, võib-olla täna ei ole nii soodne päev. Selles mõttes on okei, et orienteeruda siin materiaalses maailmas, aga see nagu neid peab sellest illusioonist nagu kaineks ennast magama, et me ei saa nagu muuta. Et ainuke, mis me saame hinge tasemel siis oma inimlikke omadusi parandada ja sealt tuleb muutus, teaduse muutus. Aga väliselt, ega siin nagu nii see materiaalne maailm jätkab ikka, eks ju, külm ja soe ja keegi ütleb hästi ja halvasti ja kas sa oled pühak või mitte pühak, kõik saavad, eks ju, nii väljas kui seest üle elamisi. Palju õnne!